Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss. Mina olen Kristiin ja kui me tavapäraselt räägimegi siin erinevate ettevõtetega nende teekonnast, kuidas nad on kestlikkuse tee leidnud, kuidas nad on hakkama saanud, mida nad on ette võtnud, siis ma ühel hetkel tundsin, et väga praktiline oleks ka kaasata siia natukene seda ringmajanduslikku poolt. Ja selleks ma olengi täna kutsunud siia Mairi Tiido, kes on ringmajanduse edendaja ja koolitaja. Tere Mairi, aitäh, et tulid! Tere Kristiin! Äkki alustamegi kõigepealt sinust, kuidas sa oma tee siis ringmajanduseni oled leidnud ja mis su taust täpsemalt on, et sa nüüd siin oled eksperdiks hakanud? Ma ei tea, kas ma hakanud päris olen eksperdiks. Võib-olla kujunenud oleks isegi parem öelda. Mu taust on majanduses ja siis nagu ikka, siis millalgi 20-ndates ma usun, et me enamuses käime läbi mingeid teekondi, et leida siis enda kas valdkond või koht. Ja minul, ma arvan, et ka paljudel inimestel, kes kestlikkuse valdkonnas täna tegutsevad, võib-olla see teekond algabki ka sellest, et sa kõigepealt vaatad enda elustiilile otsa ja mõtledki, et okei, kas ma saaks ise kuidagi siis olla keskkonnasäästlikum ja käiagi siis oma kottidega poes ja nii edasi, et minul võib-olla see keskkonna huvi algas ka just sellest. Ja võib-olla ütlen ka siia siis näitena lihtsalt, et kui keskkonna teemas ma selles suhtes enda elustiili kohandamise mõttes olin, et minule jäidki ette mu enda rõivad ja riided, mis kapis olid ja kuna see moetööstus on üks väga reostav tööstus, siis ma mõtlesingi, et aga mis siis saaks, kui ma ei ostaks uusi rõivaid, et kas keegi märkab seda, kas keegi ütleb mulle kommentaari, et kuule, et sa oled juba 5 suve järjest sama suvekleidiga ja kas midagi üldsegi juhtub minu elus, kui ma nüüd kannangi ainult neid rõivaid, mis mul kapis on. Ja ma tegin seda, ma 1,5 aastat ei ostnud ühtegi uut rõivast endale kappi. Millal see oli umbes? See oli 2017. Ehk siis mõelge ka korraks kõik, kes siis meid kuulavad või vaatavad, et mis siis juhtuks, kui te 1,5 aastat ei astuks ühessegi riidepoodi sisse, et midagi sealt osta. Erandina ma siis ütlen, et aluspesu ma ostsin ja ühed talvesaapad ka, sest see on ka nagu nii-öelda vajalik siin Eestis ellujäämiseks. Aga mitte midagi ei juhtunud sellest, mitte keegi ei kommenteerinud mu rõivaid ja endiselt mul on üks lemmik suvekleit, mida ma viimased 10 aastat juba suviti kannan, ehk siis mitte midagi ei juhtu. Aga kui siis sellised enda elustiili muudatused ellu viia, et siis õige pea, vähemalt minu siis see teekond viiski selleni, et ma nagu hakkasingi nägema, et see tegelikult on suurem pilt, et asi ei ole selles, mida mina teen, vaid asi on ka selles, mida üldse nii-öelda turule lastakse toodete mõttes, mis seadused meil vastu võetakse, mis on see majanduslik süsteem, milles me üldse opereerime ja ma hakkasin otsimagi siis mingit sellist majanduslikku mudelit, mis siis kuidagi minu peas vähemalt oleks loogiline, et see on siis selline maailm, mille loomisesse ma tahaksin panustada. Ja täiesti juhuslikult, ma isegi ei mäleta, kuidas või miks ma sattusin ringmajanduse peale ja just siis toimus ka Hollandis üks koolitus just ringmajanduse teemal, kuhu ma siis kandideerisin, mind võeti vastu, siis läksin 10 päevaks Hollandisse ennast siis sellel teemal harima ja minul tekkis küll seal täpselt selline nagu mingi nagu maailma nagu pilt avardus, silmad läksid särama ja mõtlesingi, et okei, et kui mina nüüd enda oskused ja teadmised millegi kasuks tahan tööle panna, siis see ongi täpselt see, et ma tahangi sellist ringmajanduslikku maailma looma hakata. Ja selleks ajaks juba ma olin ka otsustanud, et koolitamine on siis ka see valdkond, millega ma tahan seotud olla ja just läbi selline inimestega töötamise, organisatsioonidega töötamise ongi see nii-öelda minu tugevuste siis rakendamine. Ja siis kuidagi selline ringmajandus ja koolitamine said nii-öelda kokku, aga tänaseks on ka siin palju sellist konsultatsioonitööd ja ise olen siin püüdnud väikest startupi ka edendada, et see ampluaa on laiem ja nagu me siis alustasime ka, et siis võib-olla, et siis ajaga on ka siis selline ekspertsus mingites valdkondades ka siis tekkinud. Et võib-olla selline oleks siis, ma ei tea, lühike lugu.
ma mõned ajad tagasi kuulasin ühte podcasti ka, kus sa kunagi, ma ei mäleta, millal see isegi oli, rääkimas käisid, kas oli äkki Aega on, võis olla. Ja seal sa ütlesid, et meie majandus ei ole veel valmis siis seda ringmajandust endale nagu üheks osaks võtma ja ettevõtjad ei ole ka selleks valmis, aga kuidas sa täna seda tunned? Ma arvan, et täna me oleme enam-vähem samas kohas. Ainuke asi võib-olla, mis toetab tegelikult ringmajandusele üleminekut, ongi see, kus, võib-olla tooksin välja 2 või 3 asja. Üks asi ongi siis regulatsioon, et jällegi Euroopa Liit on võtnud väga tugeva suuna selleks, et ringmajandust rakendada ja sealt tuleb ka siis surve, samamoodi ka regulatsioon, et no, näiteks alates jaanuarist me peame hakkama tekstiilijäätmeid liigiti koguma, et see on ka jällegi see koht, et meil on probleemtoode, tekstiilijäätmeid on palju, kogume neid eraldi ja siis selles suhtes on ka see surve nüüd ja võimalus ka ettevõtetel, et kuidas siis ja mida nende tekstiilijääkidega siis teha, kas me saame nendest mingeid uusi tooteid teha, kas sellest saaks uuesti tekstiili luua, et selline regulatiivne surve siis ka tegelikult toetab ringmajanduslikke lahendusi teoorias. Ja teisest küljest on ka paljud ettevõtted, kes on rakendanud ringmajanduse lahendusi, et siis seal on ka finantsiline võit konkreetselt või on konkreetsed toetused, mis siis aitavad ka siis rakendada, teha mingeid investeeringuid. Ja samamoodi on ka ikkagi lõppkokkuvõttes ka tarbija, kes siis saab seda mõjutada. Aga suures plaanis, kui me vaatamegi majandust tervikuna, et millistel põhimõtetel siis meil majandus toimib, et siis täna kahjuks endiselt jällegi ka jätkusuutlikkuse kontekstis see majandusmudel ei ole selline, mis toetab seda, et meil oleksid inimõigused kaitstud, et üldsegi maa seest välja kaevandatavatel ressurssidel oleks õiglane väärtus, mis võtab arvest ka siis keskkonnakahju või nende kahju kogukondadele, kus siis neid kaevandatakse, et meil tegelikult endiselt on reostamine ja raiskamine on odavam kui siis ringmajanduslike või siis keskkonda hoidvate lahenduste loomine. Ma siiski loodan, et sul on siis positiivne meel või vaade selles osas, et me oleme sinna ikkagi teel. Jaa, kindlasti, et nagu mis annab alati sellist lootust, on just see, kui ettevõtted julgevad tulla turule mingite uudsete lahendustega ja jällegi siis nii-öelda ujuda vastuvoolu natukene ja teisest küljest ka just see, kui ka siis piirkonnad või siis omavalitsused ka näevad, et okei, tegelikult meil on siin võita, et ei ole mõtet seda nagu köit lohistada või seda kummi venitada, vaid olekski nagu julgus mõeldagi välja enda piirkonnas mingi strateegia ja siis sellega edasi liikuda, et siin ka just Tartu on koostas nüüd sel aastal endale ka ringmajanduse sellist teekaarti või plaani ja hetkel on siis ka Tallinna linn seda koostamas, mis on ka jällegi väga julge ja tore suunis. Ja annab ka ettevõtetele siis mingisuguse juhendi või suuna kätte, et kust alustada ja mida ette võtta? Jaa, absoluutselt, sest et linn ja ütleme riik ju ka on väga suured tarbijad ise ja just läbi riigihangete ja kui nüüd sul riigihanke tasandil näiteks nõutaksegi, et mingi materjal oleks hoopis teise ringi materjal või oleks üldsegi näiteks, ma ei tea, terve Tallinna linn, hüpoteetiline stsenaarium, tellib endale hanke korras siis näiteks seadmeid kõikidele töötajatele, arvuteid ja mis iganes muid seadmeid neil vaja on, et siis see on ju ka asi, mida sa saad hankesse panna, et tegelikult see seade võiks olla teise ringi seade, et see ei pea olema üldsegi esmases kasutuses. Et see ka väga tugevasti annab suuna ja just selles suunas, et siis ettevõtted, kes siis tahavad nendest hangetest osa võtta, peavad siis ju leidma neid lahendusi, et okei, kuidas ma siis pakun sellist toodet, mis oleks teise ringi toode, et kust ma need leian siis. Et minu silmis on see väga hea suund ja ma saan aru ka ettevõtetest, kus see ongi ebamugav ja võib-olla esmapilgul tundubki, et issand, jälle tulevad mingid nõudmised, kus me seda saame, kõik on kallis ja nii edasi. Et see on täiesti arusaadav,
aga jällegi pikas perspektiivis on paratamatu, et mina ei näe jällegi oma nendes majandus nii-öelda uuringutes, mida ma siis teen siin läbi raamatute lugemise ja nii edasi, et siis ma ei näe ja ma arvan, et väga suur osa ka teadlastest maailmas ei näe ka mingit alternatiivi, et kuidas me saaksime jätkata seda business as usual'i selliselt, et me mitte midagi ei muuda oma ettevõtluses ja selles, kuidas me üldsegi siin ühiskonnas toimime. Ja kui sa nüüd ettevõtteid oled ise nügima hakanud selles suunas, siis kas sealt tuleb ka mingeid skeptilisi arvamusi või vaateid, lähenemisi, midagi? Absoluutselt. Selles suhtes, et ettevõtjad ei ole ju rumalad ja nad ei ole otseselt ka nii-öelda, ma ei saa öelda, et keegi on nagu halb inimene, et ettevõte ongi mingi, ei, mina tahan siin nüüd reostada ja raisata ja midagi halba nii-öelda teha, aga lihtsalt väljakutsed ongi selles, et meil ei ole täna tihti neid lahendusi, et siin on hästi oluline ka see ettevõtete ja teaduse koostöö, kus siis me identifitseerime mingid probleemtooted ja siis me püüame siis leida neile ka kõige paremat lahendust, et täna see nii-öelda ettevõtluse perspektiivist meie fookus ju tihti on sellel, mis on ettevõtte põhitegevus. Kui minu ettevõtte põhitegevus on toota näiteks neid laudasid, et siis mul ei ole huvi selle osas, et mõelda nüüd, et mis nüüd siit jäi väike jupp üle, et äkki ma nüüd leian kellegi, kes saaks seda juppi kasutada või mis see keskkonnamõju on, et meie see fookus läheb põhitegevusele selleks, et meil oleks ettevõtte elujõuline, et meil oleks tellimusi, et me saaksime oma töötajatele palka maksta ja nii edasi. Aga siin ongi just oluline see, et kui nüüd rääkida ringmajanduse kontekstis, siis ringmajanduse kontekstis me saamegi oota siis võib-olla toote eluea kolmeks, et meil ongi toote nii-öelda sündimise faas, eks ole, toote loomise faas, siis on toote kasutusfaas ja eluea lõpp. Ja ringmajanduse perspektiivis tegelikult need võimalused tekivadki siis, kui vaadata seda tervet toote eluiga. Tihti ju selle toote müümisega ettevõtte vastutus ka kaob selle toote osas, aga nüüd ringmajanduses just tekibki võimalus selles, et aga mis ma saaksin teha selleks, et tegelikult olla kontaktis oma tootega ja ma saan teada, kuidas tarbijad seda tarbivad, mis osad on need, mis kõige kiiremini kuluvad, mis osad vajavad kiiremini parandamist või kas ma üldsegi võimaldan seda parandamist ja asjade nii-öelda uuendamist. Ja siis samamoodi ka see, et mis selle tootega saab eluea lõpus, kas mul on võimalik üldsegi näiteks turult tagasi koguda enda juurde, enda tootmisesse ja siis jällegi väärindada neid materjale, mis on juba tegelikult seal minu tootes olemas, kus me saamegi taas toota ja renoveerida neid tooteid, ehk siis tegelikult neid võimalusi on hästi palju, aga jällegi, kui minna ettevõttesse ja olla mingi, kas te olete kuulnud ringmajandus, hakkame mingeid asju teisiti tegema, siis ikkagi seal ettevõtetel on mingi selline buy-in või selline nagu et sa pead natukene ikkagi nagu vaeva nägema, et see tuleks, et see ei pruugi tulla lihtsalt, vaid sul ongi vaja ümber disainida mingeid protsesse, võib-olla üldse vaadatagi tootedisainile peale, vaadata ärimudelile peale, et see nõuab ikkagi sellist pühendumist ja otsust, et okei, aga proovime ja lähme selles suunas ja ilmselgelt keegi ei võta avasüli nagu selles suhtes vastu ei ole mingi et seda nii-öelda veenmist ikkagi peab tegema ja samas ka just ka selles osas, et võib-olla lihtsalt alustadagi millestki väiksest ja tehagi prototüüp ja väike pilootprojekt. Ühte asja ma tahtsin veel öelda, et neid lahendusi ka ei ole olemas veel, et see on ka see koht, kus ettevõtete puhul tegelikult võiks ka ettevõtted ise julgelt kanda turule signaali, et ma tegelikult tahan otsida lahenduse sellele konkreetsele probleemmaterjalile, mida mina kasutan. Et nende ettevõtetega on mul ka tihti olnud kokkupuuteid, kus ettevõttes juhtkonnas on valmisolek olemas, aga turul ei ole lihtsalt lahendust konkreetselt sellele tootele või materjalile, mis nende tootmises näiteks tekib ja siis täna ta ongi paratamatult lihtsalt jääde.
Väga keeruline on ikka välja tulla sellest, et mis on kunagi tehtud, et siis tahaks samamoodi edasi teha, et seal mugavustsoonis olla. Aga ringmajandus võib-olla siis nagu kui kuidagi üheselt teda kirjeldada ongi siis, ma kasutan küll ingliskeelset väljendit, mitte siis cradle to grave, vaid cradle to cradle on nagu see põhi teema või temaatika seal. Hällist hällini on siis eesti just. keeles ja siis hällist hauani on siis cradle to grave. Ja siin selles suhtes, et see põhitemaatika võib-olla ongi just, kui me mõtleme, et kuidas me saaksime sõnastada ringmajanduse põhimõtted, et mida see võiks siis tähendada, et siis tooksin välja nii-öelda 2 põhimõtet, vähemalt milles siis mina oma töös toetun. Et ühest küljest me tahamegi ju, et ringmajandus tähendabki seda, et meil on ju mingid asjad nagu ringis, nagu käivad kogu aeg ringi. Et ühest küljest me tahakski siis vähendada toormaterjalide nõudlust, et kui ma hakkangi leiutama siin mingi tootmisettevõtte, eks ole, sinuga siin kahekesi, et siis meie esimene küsimus peakski olema, et kas see meie sisendmaterjal saab olla mitte virgin materjal, mitte see esmane tooraine, kas see saaks olla teisene tooraine. Et me vähendame siis seda nõudlust täitsa nende esmaste toormaterjalide järgi. Ja teisest küljest siis, kui me jõuame sinna nagu eluea lõppu, siis see küsimus meil peaks olema, et kas me väldime jäätmeteket. Ehk siis, mis saab sellest tootest eluea lõpus, kas sellest saabki otseselt prügi, ja sa peabki minema nagu nii-öelda jäätmemajandusse, eks ole, või siis sellest on võimalik, et see materjal ikkagi on kuidagi väärindatud. Väga lihtne näide on siin erinevad metallid, kus meil jällegi metalli nii-öelda nende omaduste poolest on lihtsasti nagu siis materjalina ringluses hoitavad, näiteks just alumiinium, imeline materjal selles osas, ja siis võib-olla ütleme, et mis tootmist meie sinuga püsti ei peaks ringmajanduse mõttes panema, on igasugust ühe korra toodete tegemine, kus siis me hakkamegi kõrsi tootma, sest et jällegi, et see ei vasta kummalegi nendele põhimõttele, et me tekitame prügi ja samas me võtame selleks ka siis esmast toorainet. Ja siis selle nagu elu ja käigus, nii-öelda selles, kus see ongi see toote kasutusiga, et siis seal ongi oluline rakendada erinevaid siis strateegiaid, läbi mille siis pikendada toote eluiga. Me saamegi rääkida siis hooldamisest, hooldamisjuhistest, siis hooldamise pakkumisest üldsegi klientidele, sellisest disainist, siis, mis annab ka siis modulaarselt mingeid osi välja vahetada, parandada, et kõik sellised strateegiad on siis see nagu see keskne osa ja siis algus ja lõpp. Aga võtamegi nüüd näiteks need samad kõrred, mis sa just välja tõid. Kas hästi palju tehakse nüüd ka ju pillirookõrsi, plastikkõrsi ei tohi enam üldse kasutada ja paberkõrred. Neid ju tegelikult sa tarbid ära, purunevad, viskad minema. Kas sa näed sealt nagu ka mingisugust teist tulemit või tulevikku? Kõrtel üldiselt või? Jah, no see oli lihtsalt, haarasin kinni kohe. No siin on ka just see koht ka, kus ka siin selles nii-öelda ringmajanduse ja zero waste kogukonnas on ka nii-öelda debatt või võib-olla isegi ei ole debatt, aga ka selline nagu arusaam, et kui meil ongi ühekordne toode, et kui ta on ikkagi ühekordne, kas on vahet sellest, et kas ta on tehtud plastist või vetikatest või pilliroost või mingist kolmandast asjast, pastast näiteks. Et kui ta lõppkokkuvõttes on ikkagi ühekordne, siis ta on ikkagi ühekordne. Et no pillirookõrsi saab hästi palju kasutada. No siis... Ja peale seda ta hakkab ju looduses või hakkab lagunema. Jah, nojah, kui näiteks võtamegi konkreetselt pillirookõrre, eeldame, et teda ei ole selliselt töödeldud, et ta ei lagune, et kui tema saab ikkagi nagu tagasi siis mingiks bioressursiks, siis nii-öelda pillirookõrrel ei ole selles suhtes, ta nagu nii-öelda läbib võib-olla selle testi. Kui me teeme plastist lihtsalt kõrsi, mis see plast läheb lihtsalt olmejäätmetesse, et siis ta nagu ei läbiks seda testi. Et siin lihtsalt tulebki nagu mõelda, üldse on ka mõelda, et milliseid tooteid üldse meil vaja on, et mille peale me nagu kulutame ressurssi. Et kõrs on väga vajalik toode teatud tingimustes, teatud olukordades elus, just mingi haiglate kontekstides on see väga oluline toode, aga nii-öelda nagu
väga, nagu 90% inimestest ei vaja kõrsi oma elus, et see on lihtsalt selline mingi luksustoode, mille ümber me siis loome ka mingi ühiskondliku normi ja sükse standardi ja mingi kuulumise ja paneme sinna veel mingid influencerid seda kuidagi suunda mudima ja siis tekibki seda, mul on ka nagu vaja mingit toodet kõrrega. Aga me oskame ka juua ilma kõrreta, et siin on ka see koht, kus võib-olla peame mõtlema just ka nagu ressursside kasutamise mõttes, et kuhu meil on mõistlik ressurssi suunata ja kuhu ei ole. No siin on selle kõrre näite puhul küsiksid edasi, et kui need samad pillirookõrred, sa kasutad toormaterjalina ikkagi seda pilliroogu, siis kas sa näed, et kogu seda virgin materjali kasutamist on võimalik siis ümber pöörata niimoodi, et me kasutamegi ainult ringseid materjali ja seda virgin materjali enam ei võta, sest meil on juba varasemast nagu nii palju neid erinevaid tooteid ju tegelikult tehtud. Kas seda saab kuidagi nagu nüüd ringseks pöörata niimoodi, et see virgin võib-olla jääbki sinna alles? Ma ei usu, et seda üldsegi, et see 100% absoluutselt mitte, ma isegi ei julge väita, et 50%, sest praegu ju väga paljud materjalid, mis on loodud, ei ole loodud selle ideega, et ta oleks pärast ringlusse võetav, ehk siis meil on väga palju probleemseid materjale turul, just erinevad plastid on sellised ja siis siia juurde tulevadki erinevad komposiitmaterjalid, mis see tähendab, et me paneme mingid erinevad asjad omavahel kokku ja põimime nad siis selliseks üheks materjaliks omavahel, et sa ei saa pärast neid eraldada. Ja just siin ongi see väljakutse, et meil on hästi palju erinevaid materjale ja siis meil on puudu siis neid tehnoloogiaid, et kuidas siis neid materjale uuesti väärindada, et neist saaks uuesti mingi materjal ja et see materjal oleks ka siis sisend ja alternatiivne sisend mingisse tööstusesse. Ehk siis mingis mõttes on ka see, et me ei saa mõelda, et me nüüd lihtsalt jätkame nii, nagu me jätkame ja siis keegi muu seas paneme hästi palju auru sellele, et nüüd välja mõelda need tehnoloogiad, et kuidas siis neid ümber töödelda, neid materjale. Ja siis loodame, et keegi tahab seda osta. Et päris niimoodi ei saa kindlasti toimima, et siin just võib-olla ebapopulaarne arvamus, ma arvan kindlasti, aga ütlen välja ikka, et siin ongi hästi oluline roll tegelikult regulatsioonil, kus siis, kui me mõtlemegi seda, et me praegu elame sellises majandusruumis, kus ütleme, näeb välja nagu selline ruut, eks ole. Aga kestlikkuse kontekstis on meil vaja jõuda sellisesse ringi, et meil on vaja nagu see majandusruum ümber teha, et meil on vaja selline ringi jõuda. Et siis me ei saa nagu mõelda, et me siit ruudust nüüd kuidagi ise otsustame, et kuulge, okei, et ma ise jõudsin järeldusel, et mul on siin nagu miljonites investeeringuid ja miljonites kliente ja suured kohustused, et ma nüüd hakkan teistmoodi tootma, et ma nüüd kustutan kõik ära ja hakkan otsast peale, et me ei saa loota ja unistada, et see niimoodi üheski tööstuses või ettevõttes juhtuks. Aga et mida me saame mingis mõttes mõelda, jällegi ebapopulaarne tõenäoliselt ettevõtjate seas arvavus, et selleks, et sinna ringi jõuda, oleks meil vaja kokku leppida uued reeglid. Et me lepimegi kokku, et nii me oleme teinud piisavalt teadustööd, no näiteks samamoodi nagu eterniit täna on keelatud. Igal pool oli eterniit mingi hetk katusena, eks ole, ja nüüd on see keelatud, sest avastati ja saati selgeks selles, et see on väga ohtlik materjal, eks ole. Et siis mingis mõttes meil olekski vaja, et me jõuame nagu selliste otsusteni, et me leiame, et okei, need asjad on tegelikult väga nagu tervist kahjustavad, keskkonda kahjustavad, mis iganes muid asju kahjustavad ja me keelame need ära ja me loome need uued mängureeglid ja piirid ettevõtetele, kuhu siis nad peaksid siis jällegi siis mingi ülemineku aja jooksul jõudma. Et see on see koht, kus siis võikski olla, et mingid väga problemaatilised materjalid, millel ei ole turul nagu ka sellist teisese materjali lahendust, me siis võib-olla peabki need siis nagu ära järjest mingist otsast hakkama nagu piirama seda, et nad ei jõuaks siis turule. Et ma ise kuulan ennast, ma kuulan ka, et suhteliselt nagu radikaalne või siuke, mis mõttes, aga lihtsalt jällegi, kui võtta
keskmesse see, et kas see planeet on inimestel elamiskõlbulik ka 10, 15, 20 aasta pärast või 50 aasta pärast, et siis meil on vaja täna kahjuks mingeid selliseid ebapopulaarseid samme teha. Aga see ongi nagu raske isegi öelda mingis mõttes. Et meil ei tekiks siia meie väiksesse Eestisse samamoodi neid prügisaari ja muid analoogseid ka ilmselt. Jah, et võib-olla Eesti kontekstis me isegi prügisaart võib-olla nii palju ei... Väike kuskile sinna... Läänemerre. Jah, kuskile midagi. No ma ei tea, kas prügisaar võib-olla nii palju tekiks, aga lihtsalt kliimamuutuste kontekstis ma arvan, et meil siin võib lihtsalt rahvastik hakata suuresti kasvama, sest meil on siin lihtsalt nii mõnusad suved ja talved on mahedad ja kliima mõttes on meil siin mõnus varsti. Või juba praegu on. Et lihtsalt, et ma praegu lihtsalt sinuga siin vesteldes ja ennast kuulates ja su küsimusi kuulates, et siin neid lihtsaid vastuseid mingis mõttes ei ole. Et siin ongi lihtne, ongi pea liiv alla panna, jätkata seda business as usually nii kaua kui võimalik, aga mingi hetk see reaalsus, ma arvan, jõuab järgi ja tuleb mingeid muutusi teha. Tegelikult ma arvan, et kui igaüks mõtleks nüüd korraks selle nagu ringmajanduse peale, mida see siis meile annab ja kuidas nagu kogu see tootmine ja toote eluiga ja kõik siis nagu liigub, siis tegelikult see on loogiline, et ühel hetkel, kui me toodamegi nii palju ja ei mõtle seda, et kuhu me selle siis edasi paneme, siis see ei saa lõppeda nagu kuidagi positiivselt. Et seal tuleb nagu mingi probleem tuleb ühel hetkel meile vastu. Et see on tõenäoliselt üks nagu neist asjadest, siis mida ettevõtted ise peaksid ka rohkem mõtlema ja kaaluma või siis nagu seda mõtet endal nagu rohkem esile tooma, sest ma usun, et nagu kõik saavad sellest aru, kui vähegi nagu mõtlevad inimesed. Siis... Ja lihtsalt siia ütleks võib-olla vahel, et see arusaamine, ma arvan, on üldiselt ühiskonnas olemas ja jällegi ettevõtetes ka jällegi, kui ma nendega suhtlen või külas käin, et siis jällegi, kes iganes on inimesed ettevõttes, kes peavad ostma sisse mingit materjale või siis samamoodi, kes tegelevad müügiga, et siis väga paljud ettevõtted ripuvad ka niisuguse õhukese juuksekarva otsas, et üldiselt ka ettevõtted on väga mõjutatud ka sellest, mis toimub siis maailmaturgudel, mis toimub materjalide, nende toormete hindadega ja siin ongi just see koht, kus siis vähemalt viimased need 4 aastat on ju tegelikult olnud ettevõtluses päris rasked ajad, igasuguses tootmises, mis iganes sektoris, et meil on üks kriis, on järgmist kriisi nagu taga ajanud, et siin ei ole sellist aega olnud, et nagu et kõik on nii hästi ja rahulikult saan siin vaadata oma ettevõtte protsessidele otsa ja teha mingid riskianalüüse ja mõelda, et võib-olla proovidagi teha mingi väikene tagasivõtuskeem enda toodetel ja nii edasi, et tegelikult siin ellujäämine on see võtmesõna, mis on viimastel aastatel siin õhus ja täna on väga tugevasti õhus ja see on ka jällegi see koht, kus see ongi reaalsus, et sa peadki mõtlema, et kus ma leian endale need kliendid, kui mul üks turg on ära kukkunud. Aga teine reaalsus on ka see, et aga mis hetkel me mõtleme sellele, et kuidas me jääme pikemas perspektiivis ellu, kui ainult see tänane kriis. Et see on ka üks asi, mille osas ettevõtetel ongi kiire ja tulekahjusid on palju, et siis ei olegi aega, et mõeldagi, et filosofeerime, et äkki me saaks oma toote kuidagi ümber disainida. Kuigi täna on nagu rohkem seda ringmajanduslikku teemat siin, siis ma ise näen, et hästi palju aitabki nagu selle sama probleemi haldamist või siis riskide manageerimist lihtsustada sama ESG alustamine või selle tee alustamine üldse, sest ta kõrvaldab, mingis vaates ta toob need rohkem nähtamale ja neid tuleb tasapisi siis kõrvaldama hakata. Kui nüüd sellega tegutsema hakata, siis ma võiks vist natukene isegi julgelt väita, et üks põhilisi väärarusaamu siin juures ongi see, et ta võtab väga palju ressursse ja väga palju aega
siis just nagu ringmajandusliku vaatest see kasutusele võtta, on mul õigus? Et kas see on väär arusaam või kas see nii on? Jah, põhimõtteliselt küll, või mis on nagu need põhiasjad seal või et miks ringmajandusega ei tegeleta nii palju või miks siis ettevõtted edasi lükkavad seda? Sest et seal ei ole lihtsaid vastuseid tihti. Et kui... tuleb mõelda. Nagu igal pool. No vot, tuleb mõelda, aga siis ongi just see, et kui sul ongi nagu laual 7 tulekahjut ja siis mingi ringmajandusasi, millest sa võib-olla ei tea nii palju, sa pead mõtlemagi, võib-olla see on ebamugav, et üldse see enda see õppimiskõver on ju ka mingis mõttes ikkagi see õppimiskõver, et seal on ikkagi mingid kasvuvalud, eks ole, et siis kas mul on lihtsam neid tulekahjusid kustutada või siis võtta aeg, et nüüd keskenduda mingi uus kontseptsioon mõelda või uurida, kuidas teised maailmas seda lahendavad. Ja siis mul on nagu prioriteetsem on ju alati see tulekahju, kui siis see, et nüüd teeme strateegiaid. Ma ei saa öelda, et see on nagu väär arusaam, et see võtab aega, aga ta võtabki ikkagi mingis mõttes investeeringu. Et kui näiteks sinu toode täna ongi, ütleme lihtsustades, et sa toodad mingit asja, mida sa müüd Eesti turule, näiteks üks turgudest on Eesti turg, ja siis kuuladki siin keegi minusugune räägibki, et ringmajanduses väga suured võidud tegelikult ongi just selle kasutuse osas, parandamine, tagasivõtuskeemid, taastootmine ja nii edasi ja mõtled, okei, proovime ka. Et siis selleks, et see üldse siia nagu turule nii-öelda saada, sul ongi vaja, võib-olla peadki palkama endale kellegi, kes annaks sulle nõu, aitaks sul midagi ümber disainida, mingi protsessi disainida, et ta ikkagi on, seal on mingi see nagu buy-in on ajaliselt ressursside mõttes, et ma ei saa öelda, et see nagu, et sa saad jätkata, et ma teen kõike samamoodi, nagu ma praegu teen. No seda kindlasti mitte. Et päris niimoodi ei saa, aga jällegi see ei ole nagu võimatuid asju, et see mingist tihti ka ettevõtete näidete osas on ka see, on tihti ka lihtsalt sihuke tee suu lahti ja jaga ka kuskil seda oma mõtet nii-öelda laiemas ringis, mitte ainult nagu kohvinurgas, võib-olla ka kohvinurgas esialgu, et leida ettevõttes ka neid kaasamõtlejaid, aga ka laiemalt, kus iganes mingite muude ettevõtjatega kokku puutuda või oma liidu, erialaliidu näiteks siseselt, et sest et tihti ka ettevõtted tunnevad, et nad on üksi nendes asjades, aga tegelikult ei ole. Ja siis vahest on ka see, et ettevõtted mõtlevadki, et mul on siin lahendamatu probleem, aga tegelikult see probleem saab selle lahenduse, et keegi teab kedagi, kes teab täpselt seda õiget vastust sinu sellele küsimusele. Ehk siis mingis mõttes me peame lihtsalt ka julgema rääkida sellest, et nii minu ettevõtte tahaks teha seda muutust, kes saaks mind aidata, et see ei pea olema selline, mina üksinda salaja pusin, ma ei tohi mitte kellelegi sellest rääkida. Et see võib ka tegelikult aidata ja kiirendada ja lihtsustada seda sükast ringmajanduslike asjade lahendamist. Siin on meil kindlasti eelis Eesti riigi vaates just, et meie väikeses armsas Eestis on seda tõenäoliselt lihtsam teha, et keegi teab kedagi. Ja, aga Eestis meile meeldib ka olla väga salajased oma asjadega. Ja siit tulekski nagu edasi selle juurde, kuidas siis tööstussümbioos ja kogu see sümbioosi pool nagu sellele lahendusele kaasa aitab, et just nagu see, et räägi, suhtle inimestega, suhtle kas või nagu selle sama ettevõttega, kes sul seal kõrval on, et kuidas nemad midagi teevad, kas nemad saavad üksteisele kuidagi kasulikud olla, et ei vaataks ainult nagu enda ettevõtte perspektiivist ja sellest siis nagu silmaklappidega natukene, et vaataks natukene laiemalt ringi. Kui palju ma tean, et sa ise tegeled ju sellise platvormiga nagu Materjalivoog ja selle raames sa kindlasti oled ka natukene uurinud erinevaid neid tööstussümbioosi lahendusi või võimalusi, et kuidas sa seda näed, mida me ära saaksime teha, et siis seda rohkem kasutusele võtta, mitte ainult lihtsalt jääkide siis järgmisele ettevõttele andmise puhul, et ma ei tea, puidutööstuse jäägid järgmisele, vaid ka suuremalt kuidagi rohkem säästvamaks seda kogu asja meil?
Siin Eestis on ka tehtud mitmeid uuringuid tudengite poolt erinevates ülikoolides, et kas ja kus on need Eesti tööstussümbioosi võimalused. Et mingis mõttes, kui me räägimegi hästi suurest tööstussümbioosist nii-öelda tööstuslikul tasandil, et siis need võimalused ju tegelikult tekivad sealt, et mina ehitan siia oma tehase ja mul on seal hästi palju vett, käib ringi ja siis sina ehitad oma tehase minu tehase kõrvale, sest sul on seda minu vett vaja, mis aitaks sinu protsessis, eks ole, ja siis tuleb siia meil kolmas tehas siia kõrvale, kes siis näiteks võtab sinu jääksoojust enda tootmisesse, et mingis mõttes see sellised tööstuspargid tekivad siis, kui meil ehitamegi nagu lähestikku neid tootmiseid. Taanis Kalundborg on see selline kõige kuulsam võib-olla näide sellest, kus siis juba 50 aastat seal sellist tööstussümbioosi edendatakse ja ongi täpselt niimoodi need tootmised üksteise kõrvale ehitatud. Ja võtmekoht siis ka tööstussümbioosi edendamisel tegelikult on ka just selles, et oleks ka selline keskne keha või organisatsioon, kes tegelikult aitaks seda ettevõtete vahel ka nagu koordineerida. Eestis meil kahjuks ei ole sellist keskset kohta ega ka organisatsiooni. Pakri poolsaarel on siis hetkel püütakse siis selliseid sümbioosilikke lahendusi leida, aga jällegi see ei teki üleöö, see ei tule niisama, vaid see nõuab ikkagi ka sellist väga tugevat ettevõtete vahelist koostööd. Ja nagu sa ütlesid ka, et siis väga lihtne ongi mõelda selliste nagu jääkide kontekstis, et mul jääb üle vett, sa vajad vett, soojust jääb üle, sa vajad soojust või siis ongi konkreetselt mingid materjalid, et need siis nii-öelda jõuaksid ettevõtete vahel liikumisse. Aga tegelikult tööstussümbioosi alla läheb ka näiteks ressursside siis jagamine, kas siis näiteks ka töötajate jagamine. Ja minu arust isegi Eestis siis Rae vallas on ka päris palju selliseid erinevaid tootmisettevõtteid ja kui ma nüüd täitsa siin ei luuluta, siis minu teada seal ka mingi hooajaliselt ka on püütud teha siis ka sellist töötajate vahetust või sellist jaotust, et kui kuskil on hästi tihe töö, et siis a la ma ei tea, Kalevi kommivabrikus enne jõule, et siis piparkooke teha, et siis ka on laenatud seda tööjõudu mõnest muust tootmisest. Aga et siin ongi just see koht ka võib-olla, et tegelikult Eestis on päris palju sellist ettevõtete vahelist koostööd teatud tasandil, mõni koostöö on nagu täitsa siuke suuremahuline, mõni on nagu siuke väike, et mingi kord kuus teeme mingit koostööd või just näiteks materjalide kontekstis, et ma kogun sulle mingi portsu neid materjale ja annan ja siis tean, et mis sa nendega edasi teed. Aga selles suhtes, mis ongi võib-olla oluline, on see, et ta jääb hästi inimese põhiseks, et tekivadki nagu mingid võtmeisikud ja võtme sellised nagu suhted, et seal on just need riskid, et kui keegi läheb nii-öelda töölt ära, et siis kaovad ka siis need sümbioosi kohad. Aga kui me nüüd lähme korraks tagasi sinna just töötajate vaatesse, siis arvestada seda, et Eesti inimesed on võib-olla natukene nagu kinnisemad selles vaates, et kui tema töötaja nüüd läheb kuskile teise ettevõttesse sinna kõrvale, siis milliseid ettevõtte saladusi ta siis nagu sealt edasi kannab või räägib, et just ka nagu seda teavet hoida, et kas sa selles osas oskad ka nagu mingisuguseid, ma ei tea, kas siis soovitusi või mingeid mõtteid jagada, et kas seda tasuks karta selliselt või mida selleks ette võtta? Ma arvan, et see kõik saab olla lepingutega reguleeritud, et siis see päriselt ei ole ju niimoodi, et sinuga tehakse, et sa ei lähe ju nagu päriselt tööle nii-öelda nüüd
põhikohaga kuskile mujale, vaid sa lähedki nii-öelda laenuks mingiks konkreetseks perioodiks, et ma arvan, et see on, neid riske saab maandada läbi lepingute. Ja samas vähemalt minu teada siis need tööjõu vahetus ei ole olnud ka sama sektori ettevõtetes, et sa näiteks lähedki, sa muidu oled näiteks, ma ei tea, metallitehases, sõidad selle tõstukiga ringi, eks ole, ja siis sa oled Kalevis, et seal võib-olla ei ole ka seda saladuste nagu kattumist nii palju. No Rukla või siis tõstuki need juhid ei saa olla üldse, seal vist ei ole nagu midagi sellist, mida saaks ette tulla. Jah, et tõstukiga sõidad igal pool. Aga know-how just siis võib-olla seal disaini poole peal. Kas seda saaks ka kuidagi ära kasutada siis nagu erinevate ettevõtete vaatest? Või siis võib-olla äkki, kui mingi uus toode läheb arendusse, juba ka kõrval olevate ettevõtetega rääkida? No siin võib-olla jällegi mina olen see tüüp, kellele meeldib just leida võimalusi läbi koostöö, et kuigi meile selles suhtes ikkagi ühiskondlikult ettevõtluses me oleme nagu harjunud mõtlema, et see kõik toimub läbi konkurentsi, et konkurents edendab innovatsiooni ja konkurents viib meid edasi ja siis, sa pead ikkagi konkurentsis püsima, kõik nagu siuksed narratiivid. Aga kui me nüüd tegelikult nagu süübime natukene sinna, et kus see innovatsioon tekib, siis innovatsioon ju tekib ühe ettevõtte sees läbi selle, et inimesed töötavad koos ühise eesmärgi nimel. Ja suhtlevad ka siis ja kõik su konkurent on ju väline tegija, et on ju nagu väline organisatsioon ja seal ka võib-olla inimesed töötavad siis omavahel koostöös, et nüüd leida lahendust, kuidas sinu siis turul olev lahendus näiteks siis üle lüüa. Ehk siis mingis mõttes see konkurents on selline mingite nagu asjade vaheline, aga tegelikult inimesed tihti seal sees ju töötavad koos. Ja siinkohal tegelikult jällegi eelmine aasta siis olin Rae valla ringmajanduse projekti kaasatud ja siis me seal ka tegime ettevõtetega erinevaid ümarlaudasid, et siis ka just mõista nende ringmajanduse väljakutseid ja väljavaateid ja takistusi ja siis kutsusime, sul on laua ümber, ma ei tea, 6 erineva ettevõtte esindajat erinevatest sektoritest ja mingis mõttes on ju ringmajanduslikust vaatest on ju probleemid või väljakutsed sarnased, et kui me räägimegi siin näiteks mingi toodete perspektiivist, et kas nad kestavad kaua ja näiteks ongi mingi praaktootmine või siis on näiteks jäätmete probleem, et siis läbi selle, et seal ettevõtjad jagasid oma kogemust, seal tekkis juba omavahelisi sümbioose, kus oligi konkreetselt mingi, kuule, aga meil on see ära lahendatud sellise, ma annan sulle numbri, helista ka talle, ta võtab sinult neid mingi konkreetset materjali kogus keegi ettevõtja. Et siis seal koha peal tekkis päris mitu sellist kohta, kus mingid probleemid nii-öelda said lahendatud tänu sellele, et need lihtsalt öeldi kõva häälega välja. Ehk siis jällegi erinevate sektori ettevõtjad, ma arvan, ei pea kartma jagamist, võib-olla tõesti nagu otsesele konkurendile me täna ei lähe veel nii avatud kaartidega nagu jagama, aga samas kui me võtame jällegi globaalsest kontekstis, et Eesti turg on väike, et üldiselt, kui sa tahad ettevõtte oleks elujõuline, siis sa pead minema välisturgudele, siis see, et me teeksime omavahel ettevõtetega Eestis koostööd, miks mitte? Et olla siis nii-öelda maailmapildis tugevamad siis, kes sealt kaotab. Näed sa ka, et siis Eesti ettevõtted siis Lõuna-Eestis ja Põhja-Eestis saaksid omavahel efektiivselt teha tööstussümbioosi või see peaks olema mingisuguse piirkonnapõhine? Eesti on väike ikkagi, et kas annaks teha? Ja Eesti on väike, aga vett me tõenäoliselt ei tahaks liigutada siit 300 kilomeetrit ühest Eesti otsast teise, et
Eesti on väike, aga just ettevõtete kontekstis või niisuguse tööstussümbioosi kontekstis vähemalt see tagasiside, mis on ettevõtjatelt tulnud, ongi pigem see, et see peaks jääma rohkem regioonipõhiseks või mingi piirkonnapõhiseks, sest lihtsalt see transpordikulu lihtsalt sööb siis ära, mis iganes kasutegurid seal olla võivad. Et see on see võtmekoht, et kuigi Eesti on väike, et siis tegelikult seda 300 kilomeetrit nagu sõita nagu piiratud mahu, sa saad nii-öelda kuskile selle veoauto peale panna, et siis ta tegelikult muudab asjad üpris kalliks, et sul ongi võib-olla odavam suuremaid koguseid kaugemale saata. Tõesti, see on päris õige mõte iseenesest. Aga kuna meil täna hakkab see aeg nüüd natukene nagu otsa saama, just podcasti vaates, tööstussümbioosiks on alati aega, siis mis võib-olla äkki sa annad mingisugused 3 praktilist soovitust või nõuannet, et kuidas siis nagu ettevõte saaks oma ringmajandusega alustada, et mida siis vaadata või kust nagu neid, mida teha? 3 praktilist nõuannet. Nii, kust ma siis alustaksin? Ma arvan, et esimene ja oluline asi olekski selline nii-öelda ettevõtte sisene, kutsume siis seda poliitiliseks tahteks, et selles suhtes juba see teeb palju, kui ettevõtte juhtkond otsustab, saab aru, et jah, me tahame sinna suunas liikuda või me tahame katsetada, piloteerida, proovida midagi, sest et läbi selle, kui sul on juhtkond otsustanud, siis läbi selle tihtipeale antakse ka ressurssi, on see rahaline ressurss, ajaline, mingi materjalid, katsetamine, tootearendus ja nii edasi, ehk siis ma arvan, et see on number 1, et lihtsalt proovime midagi teha. Mõtleme kastist välja. Mõtleme kastist välja, oleme julged, et see on tõenäoliselt see number 1 samm, mida võiks astuda. Number 2 samm, ma arvan, on see, et kindlasti tasuks uurida erinevaid maailma näiteid, et ei pea ilmtingimata ka tohutult leiutama jalgratast. Ülejäänud maailmas on ka väga sarnased tööstused nagu meil, toodetakse sarnaseid tooteid, mida sarnased probleemid, kuskil keegi juba on tõenäoliselt olnud eesrindlikum, midagi püüdnud teha või siis on tehtud ka erinevaid teadustöid ja uuringuid ka mingi konkreetselt sektori põhiselt, et näiteks ka mööblitööstus, et mis on ringmajanduse võimalused mööblitööstuses, et tasub ennast kurssi viia, et mida üldse maailmas tehakse, mida on püütud teha ja mis toimib, mis ei toimi. Aga võtta seda ka niisuguse nagu soolaterega, et mitte mõelda, et näed, siin 5 aastat tagasi kirjutati teadustöö, kus tuli järelduseks, et mitte midagi ei saa teha, et siis ei tasu nüüd nagu sahtlit kinni lükata ja edasi liikuda, vaid 5 aastaga tegelikult ringmajanduse osas on ka väga suuri arenguid toimunud, et siis pigem mõeldagi, et okei, kas aeg on teine, kas turg on rohkem valmis, kas materjalid on arenenud, kas tarbija on valmis teisiti tarbima, ehk siis et ikkagi püüda. Ja võib-olla siis 3. ettepanek, see teise juurde ma ütlen ka, et kui ei tea üksinda, ei oska kuskilt alustada, et siis meil on turul ka väga palju erinevaid minulaadseid eksperte ja teadjaid ka ülikoolides, et tasub ka siis küsida, et ei pea jällegi üksinda kuskil pusima, vaid julgelt võib ühendust võtta, rääkida, mõelda, küsida. Ja siis võib-olla 3. samm olekski, et siis leida mingi oma ettevõttes siis mõned võtmeisikud, näiteks 3 isikut, kes siis võikski teha mingi väikese katsetuse, piloodi, midagi proovida siis vähemalt kuskil suunas liikuda. Et need 3 sammu nagu saab 1 nädalaga ära teha ja juba midagi liikuma panna. Ja sealt juba tuleb see mindseti muutus ja hakkab ka kõik nagu vaikselt liikuma, et oluline on see esimene samm sealt ära teha. Jah, täpselt. Aga suur aitäh, Mairi, et sa täna tulid. Me proovisime küll vist väga kaua sobivat aega leida, aga ma arvan, et me saime ikkagi üli toreda osa ja ülivajaliku osa just ringmajanduslikus vaates. Et
et mida siis ettevõte teha saaks ja kuidas saaksid edasi liikuda. Aga aitäh sulle, Mairi! Aitäh, et sa kutsusid ja loodan, et kuulajatel oli sama huvitav, kui meil siin vestelda omavahel. Ma usun küll. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Ma arvan, et see osa osutub väga kasulikuks nii sulle kui ka tegelikult sulle ümberkaudsetele sõpradele ja tuttavatele. Et ole hea, jaga seda podcasti linki siis ka nendega ning kindlasti vajuta ka follow ja subscribe, et siis ka hilisemate episoodidega kursis olla ja need siis ka üle vaadata. Aga näeme varsti jälle, tšau!